autorallit Teumardi, mis on siis Eesti meistrivõistluste viimane ja otsustav etapp. Ja kell on praegu 9:33 ja tähendab, oleme nii kaugele jõudnud, et algab võistluste pidulik avatseremoonia ja kõigepealt anname sõna tervituseks korralduskomitee esimehele Jüri Saarele. Lugupeetud rallisõitjad, pealtvaatajad, saarlased ja sõrmlased. Täna hommikul oleme kõik koos kogunenud Salmele, et avada 24. Teumardi autoralli. Nagu juba öeldud, on Teumardi rallit peetakse täna 24. korda, kuid selle nime taga peitub igal aastal midagi uut ja omapärast. Ja ka selle aasta omapära on see, et ralli toimub Teumardi lahinguvälja vahetus läheduses Sõrve poolsaarel ja kindlasti sümboliseerib nagu Teumardi nimi ise saarlaste ja eestlaste vabadusvõitlust, mille tulemusena me siis sel aastal, see on siis aastal 1991, oleme jõudnud iseseisva Eestini. Kõik läheb lahti, kõigile head vaatamist ja lugupeetud pealtvaatajad. Täna rallitavad ainult rallisportlased. Lepime kohe nii kokku. Siiamaani on kõik okei, proovime ka nii õhtul lõpetada. Pariis-Dakar maratonralli kogemustega möös Joel Tammeka. Ja kaardilugajaks peaks olema Toomas Tiiner. Muust tulistanudki, kui ühes autos sõita. Rääkimata sellest, et nad hindu, et näidata midagi Eestiks. Kas Aavo Pikkus, Gerhard Linna või Ivar Raida Margus võistlustrahviste kokkuvõttes. Ja number 3 on siis Ivar Raida, Margus Karjane, Harju Keki, Harju Elektri, õigemini rallipaar ja nagu siis eelnevalt öelnud, eelkõige just Ivar Raida, Margus Karjane ja Aavo Pikkus ja Linna on need, kelle vahel läheb ilmselt väga tõsijaks mõõduvõtuks sellel viimasel Eesti meistrivõistlusel. Valmistus põhipäevaks valanikkus ja jätta tervisel kõige parem ka Saaremaal, aga number 4 on siis nende võistkonnakaalsed Ilmar Raissaar roolis, Rein Talvar kaardilugea koha peal. See on siis vana hea B-grupi auto Lada VFS, kui siis Ivar Raida ning Margus Karjase võistlusautos oli Samara, kui siis A8, siis tähendab 6600 kuubikut, siis 100 kuubikute arv on ka selle
21.5 mootoriga E-grupi auto on siiski tunduvalt võimsam, aga Ilmar Raissaar, Rein Talvar ja jäi võib-olla väiksemaks, lühemaks, kui ta oleks seda tahtnud. Saabus just see paar tagasi Itaaliast. Politsei rallilt, mis siis läbi hooaja etappide kaupa on Euroopast veetud ja mis on möödas, Aavo Pikkus on üritamas Eesti pildi. Nii et Rakverest Virumaalt pärit mehed meie noorema võlve rallisõitjad, nii võib öelda, kes on juba oma nime viinud ka Euroopa ralliteedele ja kodus igal võistlusel, kus nad stardivad, on Toomas Tõsas. Ralli tuleb Jürnaali on kirjutatud. Ja number 6. See on siis klass, kus Aavo Pikkus, Ivar Raidam võitlevad esikoha pärast, kus Aare Kooren, Priit Kosak võitlevad 3.-4. koha pärast ja kus Andres Kästlane hoiab siis praegu 5. kohta. Startis järjekordselt 24. Tehumardi ralli. Oleme praegu teisel kiiruskatsel, mis toimub siin Kaugatomal ja meie ees just möödus äsja võistlusauto. Tehumardi ralli on sel aastal 96,5 kilomeetrit kiiruskatseid pluss veel 240 kilomeetrit üldtrassi. Esimesena võitlusautone startis unikaalne võistkond, mille võistlusauto või VIP-auto roolis on tüürimeheks Joel Tammeka ja tema kõrval Toomas Tiiner. Sellist ekipaasi ei ole veel saarlased näinud ja see on ka meie korraldajate poolt väike üllatus. Teisele ringile stardib esimesena VIP-autos Vella Õmpu ja tema kõrval Ants Kulgevee. Ka sellist ekipaasi ei ole enne veel saarlased siin näinud. Ütleks veel ralli kohta nii palju, et praeguse edetabeli põhjal, mis on Eestis välja kujunenud, on kõik 40 esimest kohal, nii et ei loe siin ka bensiinikriis, ei loe siin ka kõik muud tegurid, sest rahvas tahab Saaremaale tulla, kuna Saaremaa rallit nimetatakse ka teisiti Siia ralliks. Nii et kõik mehed on praegu kohal, kuidas võistlused lõpevad, seda ei oska veel öelda. Ütleks ainult nii palju, et üheski võistlusklassis ei ole veel kohad selgunud esimesest kolmandani. Nii et on oodata väga põnevat võistlust ja kõik mehed sõidavad maksimumi peal. Esimene ring Tehumardi rallist on nüüd läbi, esimesed 3 kiiruskatset on ka. Tahaks küsida, kuidas üldiselt on rahul Harju Keki meeskonna liider
Ivar Raidam ja Margus Karjane, kes juhivad ka praegu absoluutse edetabelit. Kuidas nad on rahul tänase ralli korraldusega ja kuidas nad on rahul kiiruskatsete ja selle teede valikuga? Meie oleme väga rahul. Saaremaa on alati selline võidusõit olnud, kus tullakse, ma olen saanud nii ralli seltskonnast kõigist aru, et tullakse hea meelega ja siin ei ole minu meeles ei ole mingit nagu suuri apse olnud, et selle korraldusega ja kõik on siiamaani on sujunud väga ladusalt ja kuna me sõitsime praegu esimese autona, siis ei ole näha ei mingit siukest, julgestus on igal pool olnud väga hea ja ei ole rahvas lähedal olnud ja minu meelest laabub väga hästi. Kuidas te olete rahul kohtunike tööga, kas ka need ajamõõtjad ja kas kõik see asi klapib praegu täpselt nii nagu rehkendab üks eliitstuurman? Ei, Saaremaa kohtunikud on alati olnud täpselt nii mandril, kui nad on olnud tööl ja siiamaani ma võin kohe puht südamest ütelda, ma olen ise aega kogu aeg kontrollinud ja on absoluutselt täpselt olnud ajad ühed. Nii et sellega ei ole mingit probleemi olnud. Nüüd teades, et Aavo Pikkus ja Lehar Linno esimesel katsel sõitsid rajalt välja, kas on nüüd sellega seoses ka võistluspinge nagu langenud? Ei, mitte mingil juhul, sellepärast, et tähendab, üks arvestus on Eesti meistrivõistluse arvestus, aga teine arvestus on Tehumardi ralli ja Tehumardi ralli võidu nimel tuleb ikka pingutada, sest et ega teised ei ole ju veel välja sõitnud ja jumal tänatud, et nad ei ole välja sõitnud ja pinge kestab minu meelest ralli lõpuni ükstas kõik, millised need konkurendid ka ei ole ja kui lased pinge alla, siis ma arvan, tähendab, ma ise ei ole roolis, aga et on kergem tulema ka apsud sisse. Tehumardi rallit on nimetatud ka Siia ralliks, kuidas sulle, Kalle, maitseb? Hästi. Aitäh!